Raamat, millest ma täna teile tahan natuke ette lugeda, on kirjutatud Dorothea Fleshigi poolt. Dorothea Fleshig on saksa kirjanik, ta on omal maal väga popp ja kuulus, on lastele palju kirjutanud ja mõned tema raamatud on juba tõlgitud eesti keelde ka, nii et Dorothea Fleshigist me oleme saanud natuke lugeda. Nüüd, see raamat siin, Sandor, nutikas nahkhiir, räägib siis loo Sandorist, kes on lontis vasaku kõrvaga nahkhiir, kes oskab rääkida. Ta elab ühe klassiruumi tagumise pingi kohal vanas ruhlookastis. Ja otse tema all istub siis üks poiss nimega Jendrik. Jendrik ei ole eriti hea õpilane, klassikaaslased kiusavad teda, aga Sandor valib just nimelt Jendriku endale sõbraks. No ja mis nendega siis juhtuma hakkab? Juba jälle, mõtleb Jendrik, kust see imelik heli küll tuleb? Jendriku pilk rändab otsivalt mööda klassituba, aga edutult. Klassiõpetaja Schmidt hoiatab teda rangelt. Jendrik, ära naksuta sõrmedega ja kui sul midagi öelda ei ole, siis ole palun vait. See polnud mina, kaitseb Jendrik end. Õpetaja Schmidt pöördub tahvli poole ja jätkab tundi. Jendrik istub tagumises pingis. Sandor elab vanas rulookastis tema kohal. Kui Sandor valis rulookasti oma varjepaigaks, ei aimanud ta, mida kõike ta siin kogema hakkab. Oli parajasti kooli vaheaeg ja päeval valitses klassis mõnus vaikus. No siia on kunstnik siis joonistanud selle rulookasti, sealt paistab väike nahkhiir ja siin on siis Jendrik. Nii. Kuid ühe ropsuga said rahu ja vaikus otsa. Ühtäkki helises pea igal varahommikul koolikell ning kari lobisevaid ja täiest kõrist karjuvaid lapsi tormas kooli. Sandor tahtis otse kohe välja kolida, kuid siis kuulis ta esmakordselt seda sootuks omamoodi erilist ja läbitungivat heli. See oli kriidi kriuksumine tahvlil. See lõikas Sandoril luust ja lihast läbi. See kõditas teda kõhust, kiheles küüntes ja pani ta tiiva otsteni sügelema. Niisiis otsustas Sandor koolis edasi elada. Klikk-klikk, sõrmedega saab naksutada. Mis imelikud käed peavad need küll olema, millega ei ole võimalik lennata, küll aga naksutada, imestab Sandor omaette. Ta piilub pea alaspidi prao vahelt tervet klassi. Sandor on nahkhiir, pisut omamoodi, aga sellest üsna nutikas. Sandor oskab lugeda ja arvutada, akrobaatilisi lennutrikke teha ja imelisi lugusid jutustada. Õigupoolest tahab Sandor olla hiir vaikselt, et teda keegi ei märkaks. Aga kui ta klassis sedasi tukub, juhtub vahel tahtmatult, et ta naksutab hammastega ja veidi krabistab. Õpetaja mõtleb iga kord, et vaene Jendrik naksutab sõrmedega. Lugemise ja kirjutamisega oli lugu lihtne. Need õppis ta ära pool unes unistades või tukkudes. Vahel vaatas ta prao vahelt alla klassi. Kord parema, kord vasaku silmaga. Kaua jälgis ta niimoodi tunde, kuni õpitav talle lõpuks pähe jäi. Siis hakkas ta koolis huvitav ning otsustas magada öösel, et päeval klassis toimuvat jälgida. Lastest meeldib Sandorile enim Jendrik, sest too oskab kõigist kõige paremini kriidiga tahvlil kriuksutada ja pealegi on Jendrik sageli üksi, nagu Sandorgi. Täna harjutame otsekõnet, ütleb õpetaja Schmidt. Ta kõnnib klassis ringi ja annab kõigile harjutuslehe. Jendrikul pole aimugi, mida ta kirjutama peaks. Alati, kui mõni õpetaja teda kõnetab, hakkab Jendriku süda valjult pekslema. Sandor vaatab ülevalt poisi tumeblondi pead. Ta jälgib Jendrikut. Ta näeb tühja harjutuslehte ning Jendriku pinalit, millel on nahkhiire pilt. See meeldib Sandorile. Jutumärgid, mida kutsutakse ka hanejalgadeks all. Hei, ma olen siin, hüüjumärk, jutumärgid üleval, nii näeb välja otsekõne, teab Sandor, kuid temalt ei küsi seda keegi. Klassis ei tea keegi Sandori olemasolust. No võt. Ja ega tegelikult meie raamatu peategelane Jendrik ka hetkel veel ei tea, et üleval tema pea kohal selles vanas rulookastis elab nahkhiir, kes oskab rääkida. Aga meie nahkhiir hakkab igatahes Jendriku sõbraks ja koos juhtub ja võtavad nad ette ja koos nendega juhtub igasuguseid asju. Ja võin teile juba ette öelda, et
kiusamisest saavad nad ka koos jagu. nii et võtke ja lugege Sandor, nutikas nahkhiir. Sandor on tõeliselt nutikas nahkhiir.